Tere, mina olen Silvar Savalainen Ja mina Rasmus Lahtvee. ja oleme Kaitseliidust. Ja tulime siia selleks, et rääkida teile, mis asi Kaitseliit on ja miks see meile oluline on. Miks peaks üldse üks noor inimene Kaitseliiduga liituma? Väga hea küsimus. Kaitseliit on maailmas väga ainulaadne organisatsioon ja annab võimaluse igaühele meist panustada vabatahtlikult meie ühise riigi kaitsesse. Ja sellepärast tulebki Kaitseliiduga liituda. Millised on need oskused, mida ma Kaitseliidus omandada saan ja mis mulle tulevad kasuks ka väljaspool Kaitseliitu? No mina astusin Kaitseliitu ikkagi selleks, et endale ka mõnes mõttes väljakutse esitada ja läbi siis harjutuste, treeningute omandada uusi oskusi. Kindlasti andis see võimaluse saada mingit juhtimiskogemust, kuidas mingisuguses kriisiolukorras paremini ise hakkama saada ja ega vähe kasulik ei ole ka püssilaskmisoskus. Kuigi kaitseliitlastena me nimetame seda ikkagi relvaks, mitte püssiks. Kuidas see liitumisprotsess välja näeb? Minu soovitus oleks, et leida omale 2 head sõpra, kes Kaitseliidus juba on. Nad annavad sulle soovituse ja teed avalduse Kaitseliitu astumiseks ning peale seda vaadatakse sinu avaldus läbi ja sul on võimalus Kaitseliiduga liituda. Avalduse juurde loomulikult tuleb ka läbida tervisekontroll, aga keskmiselt aktiivse tavalise inimese jaoks ei ole see mingisugune raketiteadus ega probleem. Aga kui mul ei ole kedagi tuttavat Kaitseliidu sees, kas on veel mingeid võimalusi? Ja ikka on. Leiad kaitseliit.ee koduleheküljelt lähima Kaitseliidu punkti, lähed koputad uksele ja küll seal sind juba aidatakse. Kuidas valida, millise malevaga liituda? Mina isiklikult soovitaksin Toompea malevkonda, kus ma ka ise olen. Toompea malevkond on kõige suurem malevkond ja seal on kõige rohkem akadeemilisi liikmeid. Ma kahtlemata nõustun oma kaasvestlejaga siin, aga kui nüüd mingil põhjusel see ei peaks sobima, siis parim lahendus on ikkagi leida oma kodukohale lähim malevkond ja liituda sellega, sest tegevus eelkõige toimub ju ikkagi oma kodukoha lähedal. Kuidas erinevad malevad üksteisest? Ega malevatel muud suurt erinevust ei olegi, et nad on lihtsalt maakonnapõhised. Üks malev, üks maakond. Ja ajaloolised traditsioonid võib-olla on pisut erinevad, mis tulenevad ka sellest, et millal miski malev on täpselt asutatud. Mida Kaitseliidus üldse tehakse? Mina isiklikult olen õppinud relva käsitlema, osalenud õppustel ja metsalaagrites ning õppinud palju meditsiinilisi teadmisi. Lisaks sellele on kahtlemata Kaitseliit selline kogukonna kokkutulemise koht, et omamoodi sõpruskond või pere, kus üksteist toetatakse ja lahendatakse ka muresid, mis tekivad. Kas Kaitseliidus osalemine on kohustuslik, kui ma juba olen Kaitseliiduga liitunud? Kaitseliidus osalemine on vabatahtlik, kuid soovituslik on vähemalt 72 tundi iga aasta osaleda. Mis on just need põhjused, miks teie Kaitseliiduga liitusite? Mina isiklikult liitusin sellepärast, et teha midagi Eesti jaoks. Ja teiseks sellepärast, et paljud meie korporatsioonikaaslased Leolast on ka Kaitseliidus. No, minu jaoks on see natuke pikem lugu, aga hästi lühidalt rääkides. Pronksiöö sündmuste järel astusin abipolitseinikuks, saades sellest teada. Ja siis seal tutvusin tänaseks juba ühe oma korporatsioonikaaslasega, kes kutsus ka Kaitseliitu. Ja ajateenistuse läbinuna tundus hästi loogiline, et ma tegelikult võiksin natukene rohkem panustada ja ka neid asju meelde tuletada, mida me Kaitseliidus harjutame. Millised vanuselised piirangud on Kaitseliiduga liitumisel? Et Kaitseliidus on teatud piirangud seadusest tulenevalt, et sõjalisse rolli Kaitseliidu liikmena saab astuda ikkagi täisealiselt. Vanuse ülempiiris seda ei ole, sest
Kaitseliidus on väga palju erinevaid võimalusi kaasa lüüa ja kui enam ei jaksa joosta ja kuulipildujat kaasas vedada, siis on kindlasti teisi rolle, mida sa saad täita. Kui ma veel 18 ei ole, aga kangesti tahaks Kaitseliiduga liituda, siis kas mul on mingi võimalus? Ja selles mõttes on Kaitseliidul ju noorteorganisatsioonid olemas täitsa ja 16-aastaselt saab juba astuda ka Kaitseliidu noorliikmeks. Kui sa saaksid anda ühe soovituse, siis mis oleks noorele, kes tahab Kaitseliiduga liituda? Mille üks ja ainus soovitus on avaldus kohe ära kirjutada ja meiega liituda. Jah, just. Võta ühendust oma elukoha lähima malevaga ja liitu.